koome siis tavalise vitsa ja koome selle 2 värviga, valgele taustale, sinise ja valgega. Sellist vitsa on hästi palju kootud Ruhnu saarel ja ka näiteks Audrus. Alustame siis sinise silmusega ja me koomegi 2 silmuse kaupa, siis neid omavahel vahetades nagu viklivõttega. Koome esmalt see sinine on meil vitsasilmus ja valge on taustasilmus. Ja nüüd vahetame need omavahel ära. Pistame vasaku varda siia sinisesse silmusesse. Tõmbame selle varda nüüd mõlemast silmusest välja ja haarame selle tagumise valge silmuse uuesti paremale vardale. Nüüd mul on nagu mõlemal vardal üks silmus ja ma jätkan nüüd selle vitsa kudumist, nii et mul on vitsasilmus ja kuna vits on üks silmus valgega, teine sinisega, siis nüüd ma koon kõigepealt vitsasilmuse valgega ja siis ka ühe taustasilmuse valgega. Ja jälle vahetus. Pistan varda siia teise silmusesse, vitsasilmusesse, tõmban viimased 2 silmust vardalt maha ja võtan selle taustasilmuse siis teisele poole. Nüüd mul on sinise lõngakord. Vitsasilmuse koon sinisega. Nii, parempidi. Ja siis taustasilmuse jällegi valgega. Ehk siis taustasilmus on mul alati valge. Nüüd vahetan need silmused. Pistes siis vasaku varda vitsasilmusesse, tõmban 2 silmusest varda välja ja haaran selle tagumise uuesti. Ja nüüd seda kõike võib niimoodi meelde jätta, et see oleks nagu luuletus. Vitsasilmus, taustasilmus, vahetus. Ja jällegi, aga nüüd on vitsasilmus siis sinine, vitsasilmus, taustasilmus, vahetus. Mul tekib selline patsirida siia, horisontaalne patsirida siia töö paremale poolele. Vitsasilmus, taustasilmus, vahetus. Ja niiviisi kuni siis rea lõpuni, et jääb mul ilus 2-värviline patsike ja need taustasilmused on kõik valgena, sellepärast ma näen ka siin selle vitsa kohal ainult valgeid silmuseid.